Mihkel, kui ma ütlen sulle DHL, siis mis esimesena pähe tuleb? Ei no, ilmselgelt. Pakid liiguvad, rõõmu muudkui tuleb. Täna saame teada, kust see rõõm meieni jõuab. Lähme DHL-i tööle. Lähme. Tervist. Tere! Ütle mulle, kus me nüüd praegust täpselt oleme? Oleme kokku tulnud siia DHL Expressi kaubaterminali, kuhu siis meil käib kauba jaotamine tänaseks päevaks, nii-öelda ettevalmistamine. Sealt poolt tuleb meil lennukaup sisse ja sealt poolt tuleb meil maanteetranspordi suunal kaupa sisse. Ehk siis, kuhu lõpuks pakid jõuavad kulleriteni ja kullerid viivad üle Eesti laiali. Et mul on teile siis tänaseks päevaks pandud 2 tööülesannet ja üks läheb kulleriga kaasa ja üks läheb nii-öelda proovib laotööd. Teeme kivipaberkäärid, Mihkel. Võitja otsustab, kes kuhu läheb. 1, 2, 3. Nii, mina võitsin, mis tähendab seda, et sina saad sõita täna autoga ja olla kullermees. Yes! Ja mina olen siis füüsilise töö tegija ja jään sorteerima kraami, mis tuleb lennukist, kraami, mis tuleb maantee pealt ja vaatama üldse, kuidas see DHL-i maailm seestpoolt välja näeb. Kris, mis nüüd toimub, sellepärast et kõik, mida mina näen ja aru saan, on see, et tuleb suuri metallkaste, mehed rassivad. See nüüd on meil siis lõpuks lennutranspordi kaup, mis tõmmatakse siit nendes konteinerites sisse, pannakse siia valmis ja siis hakkame nii-öelda lennukaupa maha laadima. Mis ma tegema pean hakkama? Kõigepealt siis võtad siit saadetise, vaatad üle, et igas kiiresti, et mingisuguseid ohtlikke tähiseid pole. Okay. Ja siis paned saatelehti üleval pool paned liini peale. Mul on kohe tekib siit üks küsimus. Vaata, nii palju, kui ma siin olen nüüd ringi käinud, siis see kollektiiv on teil siukene, ütleme, lõbus, aga samas ei ole usin, et kuidas teil asi üldse töötab? Me oleme siuke suur sõbralik keskkond, et ka mina kui nii-öelda siis laojuht olen ka all ja tõstan ka pakke, et me selles mõttes ei ole niimoodi, et sina oled vabandust väljendi eest ori ja sina teed ja mina ei tee. Sa oskad kindlasti mulle rääkida sellest, kuidas eelmise aasta Covidi lockdown ja kõik see, mis sellega seotud mõjus teie kaubakogustele? Jaa, selles mõttes, et eelmine aasta see Covidi situatsioon siis mõjus meile väga hästi. Me võiks öelda, et meil oli kõikide aastate kaubatõusu rekord. Ma nüüd ei saa jätta küsimata, et siin on üks pakk, kus on peal oranž kleepekas, mis ütleb, et extremely urgent ehk erakordselt kiireloomuline. Ehk siis pakume ka teenust haiglatele, kes saadavad oma proove. Ehk siis siin sees on kuiv jää. Ja siin sees on mingi asi? Mingid asjad. Me täpselt ei tea, mis asjad. Võib olla silmamuna, aga sama hästi võib olla ka mingi süljeproov. Pigem ma arvan, et pigem on mingi süljeproov seal sees, et mingid teatud asjadega meil on ikkagi keelatud kaubad ja piiratud kaubad, et me kõike ei tohi ikkagi saata meie võrgustikus. Ma seisan nüüd siin paki sorteerimislindi ääres, sest et see on ainuke nimi, mis ma oskan selle asjale praegust anda ja lükkan siukse suhteliselt stoilise rahuga mingit pakke, aga ole hea, ütle mulle, mis mind siis nii-öelda pakendi sorteerimisel täpselt ees ootab või mida mina üldse tegema hakkan. Meie poolt kõige tähtsam on see, et kui sa saadetisi sorteerid, siis alati tuleb saadetised panna liini peale niimoodi, et kes neid võtab, saateleht oleks üleval pool, et ta näeb. See on kõik nagu siukene lisateadmine, aga mis see üldse on, mida ma praegust teen? Praegu hetkel meil on siin maakonna sorteerimisliin, kus me lihtsalt nii-öelda sorteerime seda kaupa, et maakonna autod lähevad eraldi, viivad maakondadesse laiali. Räägi mulle siukest asja, kas sellise töö juures üldse on mingeid nagu piiranguid, et sa pead olema selline, et seda tööd teha või sa ei tohi olla selline, et seda tööd teha? Jaksad tõsta, jaksad liigutada, oled paindliku mõtteviisiga ja koostöö valmis, siis sa oled sobib. Ehk siis käed, jalad töötavad ja mõistus. Just. Okei, mingeid välistavaid faktoreid? Ainukene välistav faktor meie jaoks on see, et kui sa meile tööle ei saa, on kehtiv kriminaalkaristus. Ennem kui ma su Taaveti juurde saadan, siis ma tahan su käest veel küsida lõpetuseks siukest asja, et ma olin täiesti kindel, et ma kuulsin naisterahva häält siin kuskil. Et siin ei ole niimoodi, et mehed tulge, naised hoidke eemale. Ei, kindlasti mitte. Me oleme väga selles mõttes, et ütleme siis isikusõbralik, et meil võivad olla nii naisterahvad kui ka meesterahvad tööl. Meil on kullereid mitu naisterahvast ja meil on ka siin laotöötajaid naisterahvaid, ehk siis kõik on võimalik, kui sa ise tahad ja viitsid. Mina anna ülesanded kätte Taavetile ja ma lähen siis nüüd puhkan sellest meeletust toimetamisest, mis ma siin toimetasin sinuga. Teeme nii. Aitäh sulle, kihvt oli. Kris, kulleri töö algab siit kapi tagant. Siin kapis on mingisugused veidrad seadeldised, et räägi lähemalt, millega siin meil tegu on. Me kutsume seda skänneriks, ehk siis sellega käib kogu kulleri tööprotsess. Sellega saab pilte teha, sellega saab helistada, sellega saab kõike teha. Ehk siis vajadusel on kulleritel ka olemas siin, kui ta saadetise sisse skännib, siis tal on olemas ka siin kliendi number, et ta saab nii-öelda helistada ja kliendile teada anda, et ta on tulemas.
ehk siis see on põhikulleri tööriist. Mihkel on meile pakid teele saatnud liini pealt, aga inimesi huvitab, kuidas see jõuab neile ukse taha koju või kontorisse, et ole hea, räägi meile, kuidas see siis laaditakse siia autosse ja kuidas see protsess toimub. Ehk siis nagu sa näed, siis saadetised tulevad kõik liini pealt, saatelehed ülespoole ja siis selle jaoks on meil siin, meil on siin kullerkeir, ma laenan talt seda skännerit, siin on peal need saatelehed, siis kuller tuleb, skännib selle ära, siis on tal näha siin täpselt, kuhu mida läheb, ta saab siit vaadata samamoodi ka, mis kliendi nimi on ja siis ta pakib need saadetised endale ilusti, nii-öelda igal kulleril on kindlasti mingi oma süsteem näiteks, kuidas ta need riiulite peale paneb ja siis, kui sorteerimine lõpuks läbi on, siis ta paneb need nii-öelda siis, teeb siit departure'i, läheb sõitma ja siis hakkab sõitma oma ringi. Ütleme, kui ma olen tellinud paki üleeile, siis kas ma võin seda täna juba oodata? Suht suur tõenäosus on, et kui sa tellid Ekspressiga, siis jah. Keir, kauba saime auto peale ja nüüd lähme ringile. Nüüd lähme ringile, et kõigepealt me läheme mööda Suur-Sõjamäed Lasnamäe poole, et seal on meil paar peatust teha ja siis keerame otse ringi ja tuleme Ülemiste City poole. Aga hüppame autosse. Hüppame otse. Nii, valmis. Poehali. Aga lähme siis. Keir, räägi, kui pikalt sa oled kullerina töötanud? Mina olen kullerina töötanud just hiljuti see 3 aastat täis. 3 aastat. Ja DHL-is töötades, mis on mõned sellised boonused, mida firma pakub? Boonusteks ma ütleks, et on kindlasti sellised kompensatsioonid, mis on tervisega seotud, näiteks et hambaravi, kui käid kuskil trennis, massaažid, et ikkagi enda eest tuleb hoolitseda ja sellega nagu meil firma aitab kaasa. Ühesõnaga teie eest hoolitsetakse? Ma ütleks küll. Kui pikad su tööpäevad on, Keir? Esmaspäeval on umbes 10 tundi, aga teised päevad on sellest 7,5. Ja nagu ma aru saan, siis on võimalik töötada ka poole kohaga, et see töö sobiks iseenesest ka õpilastele või ka inimestele, kes soovivad lihtsalt teist töökohta. Jaa, et selle jaoks on meil eraldi juhtuna vahetus olemas. Et nemad tulevad natukene hiljem tööle ja selle arvet on neil koormus ka väiksem, et nad saaks selle poole koha kätte ikkagi. Aga kuhu see pakku tuleb? Siia samasse, jah. Aga siin on teie kohtud, head päevadel. Kuidas on DHL-is sellise arenemisvõimalused, et kas siin on kindel lagi ees või sa näed, et teil on siin arenemisvõimalust, te saate vahetada positsioone ja nii edasi? Arenemisvõimalus on alati olemas, et sa pead ise olema tubli ja näitama initsiatiivi ja näitama, et sa oled hea töötaja, tubli, sõbralik ja sky is the limit. Mitu pakki sa üldse päeva jooksul jõuad ära viia? See sõltub juba sellest, et osad inimesed tellivad rohkem kui 1 paki. Et me arvestame neid kui nii-öelda peatustena, et see on 40, 50, 60 ikkagi päevas selline normaalne kogus. Aga uued kliendid, uued pakid ootavad kohale toimetamist, et lähme viime kohale. Lähme viime kohale. Praegu siis lähmegi võtame hoopis me paki peale, et mitte ei anna kätte. Seekord lähme võtame üldse ja DHL ei saada ka pakke välja, mitte ainult ei too kohale. Mõnikord tahab klient hoopis saata, mitte saada. Just. Tervist. Tervist. Tulime paki järele. Nii. Ongi pakk peale korratud. Ja ongi nii. Olgu, selge, aitäh. Suur tänu teile. Head päeva. Nägemist. Suur tänu, Keir, et näitasid meile oma põnevat tööpäeva. Loodame, et kõik pakid jäävad terveks ja palju edu sulle kõikides tegemistes. Edu tarvis ja suur tänu, et sõitsid kaasas minuga. Aitäh. Aga palun. Tööpäev on tänaseks läbi saanud. Mis emotsioonid sind valdavad, Mihkel? No häda seda tööd teha, kui sinu kolleegid on sõbralikud ja toetavad ja töö tegemiseks on vaja pead, mis mul on olemas, käed, mis on siin ja jalad, mis on kõverad, aga siin. Sellised positiivsed emotsioonid tänasest päevast näeme juba järgmisel korral. Tšau. Tšau.